Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust. Metrosert. Targalt ja täpselt tulevikku. Uues saatesarjas uurime, kuidas teaduses sünnivad päris lahendused Eesti tööstusele. Kuulame ettevõtjaid, eksperte ja teadlasi ning saame teada, kuidas Metroserti rakendusuuringute keskus on toetuspind targale majandusele. Iga osa toob kuulajani lood, mis muudavad meie tööstust targemaks, tugevamaks ja kasulikumaks kogu Eestile. Tere, hea kuulaja! Mul on hea meel, et oled kuulamas saate Sihitult tipus esimest osa. Mina olen saatejuht Brent Pere ning selles esimeses saates ongi mul hea meel alustada heas mõttes nullist. Ehk me teeme kõigepealt selgeks, mis imeasjad need keerulise nimetusega rakendusuuringud üldse on ning miks need Eestile ja maailmale kasulikud on. Ja selle jaoks on meil täna stuudios kaks külalist. Madis Raukas, Metroserti nõukogu liige. Tervist! Tere! Ja Mihkel Tammo, Tartu Ülikooli ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse juht. Tervist! Tervist! Alustame siis sellest aastajoost, sest et see on kõige olulisem. Kõigepealt, Madis, miks üldse loodi selline imeasutus nagu rakendusuuringute keskus? Põhjus on väga lihtne. 4-5 aastat tagasi, kui me sellega alustasime, selle kontseptsiooni tutvustamisega Eestis, siis Eesti ametlik statistika näitas, et me oleme oluliselt taga teadusesse investeerimises ja just rakendusuuringute poole pealt. Kui me muudes valdkondades, fundamentaaluuringutes oleme suhteliselt isegi sarnane, ütleme elaniku kohta, Belgia, Austria, Taaniga, siis tookord 2019, 2020, 2021 me olime kordades taga, 2-3 korda taga rakendusuuringutesse tehtavate investeeringute poolest. Ja süüdi ei ole ainult riik loomulikult, vaid tegelikult see alati jaguneb kui protsent GDP-st või protsent majanduse kogu produktist, jaguneb nii erasektori kui riikliku panuse vahel. Ja kurb tõde oli ka see, et praktiliselt kõikides Euroopa riikides oli selline asutus või mitmed sellised asutused juba olemas. No hea näide üle lahe Soomest, VTT, sellest on palju räägitud, nemad alustasid teise maailmasõja ajal. Ja väga paljudes teistes riikides samamoodi. Nii et Eesti oli üks vähestest koos Läti ja mõne Balkani riigiga, kus sellist asutust nagu ametlikult ei eksisteerinud. Nii et oli ka aeg. Kindlasti, see oli viimane aeg ja oleks võinud juhtuda ka 20 aastat varem tegelikult. Enne kui lähme nüüd siis selle juurde, et mis seal täpselt tehakse ja kuidas ettevõtluse ja ülikoolidega see koostöö on, küsin sellega ära, et mis asjad need rakendusuuringud üldse oma olemuselt on? No väga lihtsas keeles on nad ikkagi teadusuuringud, mis tegelikult siis peaksid viima mingisuguste praktiliste rakendusteni, mida ka nimi ise ütleb, eks ole. Ja kui me vaatame teadustööd, teadustegevusi sellisel skaalal, kus ühes otsas on kontseptsioonide väljamõtlemine, uute nii-öelda ideede genereerimine ja teises otsas on midagi, mis jõuab igapäevasesse kasutusse või on meie ümber silmaga näha, siis rakendusuuringud on seal võib-olla, ütleme, algavad kusagilt esimese kolmandiku pealt. See kõige esimene kolmandik on sellist kontseptsioonide tõestamist ja uusi mõtteid ja kus teadus ise dikteerib nagu mida uurida, kus on huvi ja nii edasi. Teine 2/3 sellest on, kus siis nagu püütakse midagi ära näidata, tõestada, ütleme, materjalides, seadmetes, proovida kasutusele võtta, teha igapäevaelus nii-öelda vajalikke arendusi ja uuringuid. Mihkel, sina istud mõlema tooli peal sisuliselt, et ühtepidi justkui ülikooli juures, teistpidi oled ka ettevõtlusega seotud. Kas sina saad kinnitada, et sellist asutust tõepoolest oli Eestile väga vaja? Vaieldamatult, et mina nii ettevõtjana kui tegelikult oleme Madisega olnud ka kolleegid tollel hetkel ettevõtluse arendamise sihtasutus, kui ka täna ülikoolis olen kogu aeg rääkinud, et Eestis üldiselt ma vaatan ettevõtluse nurga alt on seda madala lisandväärtusega ettevõtlust liiga palju. Ja kuidas seda siis juurde tekitada, see väga orgaaniline, loogiline alguspunkt
kuidas meist nagu paremal järjel olevad riigid seda teevad, ongi siis läbi ettevõtete ja teadusasutuste koostöö. Ja see rakenduskiht, nagu Madis ütles, on meil olnud siin see nõrk koht ja loomulikult keti kõige nõrgemat lüli tulebki ju siis nii-öelda tugevamaks muuta, ehk väga loogiline, ma ütleks väga oodatud. Ma küsin siis, kuidas algus läinud on? Algus oli mõneti selline aeglane ja natuke üle kivide känduda nagu ikka, selles mõttes, et see tegelikult rakendusuuringute keskus kui selline ja selle kontseptsioon on Eesti teadusarendusmaastikul ja ökosüsteemis nagu selline uus tegija. Ja see ei ole nüüd midagi, mis oleks väga eripärane just Eestile, sellest me oleme kuulnud siit-sealt ja 3. kohast kolleegidelt üle Euroopa näiteks ja ka üle maailma. Et tegelikult, loomulikult ka ülikoolid teevad rakenduslikke uuringuid ja toetavad ettevõtlust, aga nende sihik siiski ülikoolides, Mihkli sõnu ära ei võta, on ikkagi õpetuse andmine, teadlaste koolitamine, nii-öelda inimeste ettevalmistamine professionaalseks eluks. Rakendusuuringute keskuste, sarnaste keskuste ülesanne ühiskonnas on olla nii-öelda riigi poolt tehnoloogia arendajad või pöörata tähelepanu riigi vajadustele, ütleme valitsuse ja kogu riigiaparaadi vajadustele, aga samas ka toetada ettevõtlust ja meelitada neid rohkem tegema investeeringuid teadusarendustegevusse. Et oleks nii-öelda lisandväärtus kasvaks toodetes ja kõik nii edasi. Ja see tundus, ja seal on loomulikult finantseerimisega tegu, riigipoolse finantseerimisega mingis osas, see ei ole täielikult riigi eelarvest, tüüpilised mudelid on 3% riigieelarvest, 3% eraettevõtlusest ja 3% konkurentsipõhist raha, nagu ütleme horisondist või kuskilt fondidest. Ja just see osa, et riigi finantseerimine seal sees on, äratas loomulikult või ärgitas küsimusi, et kas tekib järjekordne instituut, mis hakkab nii-öelda eelarvet sööma, võtab ära teiste osa ja selle selgitamine, kust sellist üritust finantseeritakse, selle selgitamine võttis mõnda aega. Ja me käisime isegi peaministri jutul ja valitsuse ees seda 2 korda rääkimas ja see oli pikem protsess, aga tundub, et on juured alla ajanud. Ja kuidas siis on, et kas ülikoolist võetakse selle arvet raha ära või kuidas teie seda näete? Ma arvan, et seda saab vaadata nagu lühikeses ja pikemas perspektiivis. Ma olen ise ülikoolis, ütleme, vesteldes tajunud seda mingit teatavat hirmu küll selle ees, aga mina arvan, see on ainult, isegi kui on, siis väga lühiajaline vaade asjale, et jällegi pikaajalises vaates nagu öeldud sai, kogu innovatsiooni ökosüsteem nagu vajab kõiki neid tegijaid ja nagu öeldud sai, see on igal pool mujal hästi toimiv juba nii-öelda institutsioon. Et pikemas perspektiivis me vajame kõiki neid nii-öelda organisatsioone ja tegelikult ma ei tea, kuidas ülikoolilt midagi ära võtta saab, et Tartu Ülikool on 400 aastat vana, meil on 34 instituuti, üle 2000 teadlase, et selles mõttes, kui neist 2 tükkiga peaks minema Metroserti rakendusuuringute keskusesse tööle, siis ma arvan, et see ei ole asi, mille pärast nagu muretseda. Küll aga võib rääkida sellest, et meil on Eestis üsna piiratud nii-öelda innovatsioonivõimekate ettevõtete võib-olla potentsiaal, et seda siis võiks tõsta kõigi jaoks, ehk siis me ei peaks rääkima mingisuguse pirukatüki ümberjagamisest, vaid sellest, kuidas seda pirukat nagu suuremaks teha ja ma arvan, et siin on väga vajalik just omavaheline koostöö, mitte siis kuidagi mõelda, et kas keegi kelleltki midagi ära võtab. Ma ütleks veel siia juurde, et kuigi riigi rahakott on ühtne ja ühine, siis rakendusuuringute keskusel ja näiteks ülikoolidel on siiski need rahastamise kanalid on erinevad. Rahastamine rakendusuuringute keskusesse tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi alt. Ja loomulikult tehakse seda eelkõige nii-öelda majanduse ja ettevõtluse ärgitamise ja stimuleerimise tähe all. Samal ajal kui ülikoolide rahastamine, baasteaduste rahastamine edasi tegelikult käib Haridus-Teadusministeeriumi kaudu. Nii et nad on mõnes mõttes ühe rahakoti 2 erinevat serva ja vaadatakse neid erinevate pilkudega ja erinevatel eesmärkidel pannakse raha sellesse.
Ja see tõesti muidugi ei välista seda, et keegi ettevõte näeb, et tal on abi vaja ja siis toetab teda nii ülikool kui rakendusuuringute keskus, et see ei ole selline kokkupõrke koht. Ma näen seda täiesti orgaanilise protsessina, et selles mõttes mõlemad ju annavad endast parima, et seda innovatsiooni ökosüsteemi rikastada ja väärtust luua. Ja kuhu see täpselt maandub, millisele ettevõttele, kus need suhted parasjagu on või kus on parem pakkumine just tema jaoks, siis ta sinna ka ilmselt jõuab. Ja algusest peale on sellesse kontseptsiooni nagu sisse kirjutatud see, et rakendusuuringute keskus soovib ja on huvitatud koostöö tegemisest ülikoolidega, sest ülikoolides on tegelikult parim teaduskompetents, eks ole, kes meil hetkel Eestis on või paljudes asjades parim. Ja koostöö on täiesti loomulik ja see võib toimuda siis läbi lepingute, läbi inimeste vahetamise, ajutiste positsioonide, aasta-2 ühel pool, aasta-2 teisel pool, eks ole, ka samamoodi rakendusuuringute spetsialist võib tulla näiteks ülikooli laborisse tööle aastaks, et kogemust juurde saada ja nii edasi. Nii et see on täiesti tavaline selline, mis toimub ja toimib hästi kõikides teistes riikides, kus me oleme nagu käinud kogemusi vahetamas. Jah, aga eks võibki öelda seda, et kui tekib miski uus asi sünnib, siis selles nii-öelda konnatiigis, mis meil siin on, ta vaieldamatult tekitab mingisuguse virvenduse ja ma arvan, et see lihtsalt lahenebki ära selles, kui kujuneb välja, et kuidas see täpselt see välja näeb, see tegevus, tekib see koostöö, tekib see usaldus ja kõik, et see on täiesti orgaaniline protsess, ma arvan, igas elualas, kui mingi uus tegija tuleb maastikule. Et iga muutus võtab lihtsalt aega. Teadusarenduskeskuseid on ka olnud siin Eestis palju ja läinud ka peaaegu sama palju siit minema, et kuivõrd me saame nüüd kindel olla, et see rakendusuuringute keskus tõesti on selle pikaajalise vaatega ja ei juhtu seda sama, mis paljude teadusarenduskeskustega on juhtunud? Hea küsimus. Teadusarenduskeskuse takid, mis kunagi alustati natukene pisut teistel alustel ja ka nende peamine vedaja ja omanik oli teine institutsioon, need tegelikult tehti ülikoolide juurde. Ja sellel on plussid ja miinuseid, aga põhiline võib-olla erinevus, mida välja tuua, on see, et takid loomulikult pidid ettevõtluse suunas nagu tehnoloogiat lükkama ja seda arendama, aga nende võib-olla peamine funktsioon oli siis ikkagi ülikoolidest välja tuua seda ja esitada nii-öelda ettevõtlusele, mis oleks väärt arendamist. Rakendusuuringute keskus jätab selle enamuses ettevõtja otsustada, mida oleks vaja teha ja kus on turul nii-öelda tegevus või aktiivsus. Ja ettevõtjad peaksid tulema ja leidma rakendusuuringute keskuse üles ja küsima abi sealt iseenesest. Ja loomulikult siin saab teha turundust ja kõiki selliseid asju, aga mõte on selles, initsiatiiv ja teemad peaksid tulema turult, ettevõtjate käest. Ja rakendusuuringute keskuse valdkonnad ja tegevus organiseeritakse selle järgi, kuidas on abi vaja, kuhu on mõtet raha panna, millisesse turusegmenti või millisesse teemasse on mõtet üldse investeerida. Ja see on erinev, see on see põhierinevus, mis oli nagu takkidega. Need takid, kes tänaseks on väga korralikeks teadusarendusasutusteks muutunud, neid on vist 5 või 6 hetkel, on tegelikult turul toimetavad elujõulised teadusasutused ja teevad väga head tööd. Nii et ütleme, nad on muutnud oma profiili selle viimase 20 aasta jooksul circa loomisest kuni tänaseni ja muutunud tegelikult turuettevõteteks nagu õigetel alustel, kes siis teevad koostööd konkreetsete ettevõtetega turul. Ja siinkohal võib ka jällegi selle koostöö märksõna tuua sisse, et kui on vaja, siis ka need teadusarenduskeskused võivad rakendusuuringute keskusega koostööd teha ja vastupidi. Just, jah. Ja ka meie, ütleme, ka mina isiklikult olen paaris selles nõukogus nii-öelda ja näen sellest, kuidas nad on transformeerunud millekski järgmiseks sellest esialgsest, mida Madis kirjeldas ja tegelikult on seda tore näha, et selliseid asutusi meil on. Võtame selle ettevõtluse poole nüüd niimoodi sellise rohujuure tasandil lahti, et mõtleb ettevõte, et tahaks abi, pöördub rakendusuuringute keskuse poole, mis ta sealt küsida saab? Rakendusuuringute keskus loodi selle mõttega, et
täita tühikut, ütleme, baasuuringute, mis toimuvad laboris, väikesel skaalal, ütleme, piltlikult öeldes katseklaasides ja kirjutuslaua peal, eks ole, või laborilaua peal, ja päris elu, nii-öelda jutumärkides, päris elu tööstuslikus taseme masstootmise või piloottootmise vahel. Ja see vahe on üsna kriitiline, selle kõige parem märksõna on skaleerimine. Skaleerimine katseklaasist sadadesse liitritesse, skaleerimine 1 ja 5 nii-öelda demoseadmest sadadesse ja tuhandetesse. Ja see on see, kus tegelikult rakendusuuringute keskuse, kus ta ei dubleeri seda, mis toimub ülikoolides, kus ta tegelikult täiega toetab ettevõtlust, on just nimelt see skaleerimise ja pilootide alustamise nii-öelda roll. Ja see on suhteliselt unikaalne ja väga vajalik selleks, et ettevõtlus saaks üle võtta tehnoloogiaid, näiteks ka siis ülikoolidest või teistest uurimisasutustest, kus ütleme sellist taristut, sellist inventari, selliseid seadmeid ei ole isegi ja see ei ole ka nende fookus. Kas me saame välja tuua mingisuguseid konkreetseid näiteid ka, et kuidas juba täna on olnud rakendusuuringute keskus mingisugusele ettevõttele selline hea hüppelaud? Praegusel hetkel on rakendusuuringute keskus Metroserti all veel sellises stardifaasis, et nad alles saavad oma investeeringuid heaks kiidetud ja ei ole jõudnud osta veel seadmeid selliseid, kus nad tegelikult, ütleme, seda rolli nüüd, mida ma kirjeldasin, seda konkreetselt täidaks. Aga nad juba toimetavad minu teada nõu ja jõuga, nii et nad konsulteerivad ja annavad nõu ja ka suunavad ettevõtteid siis, kes nagunii kasutavad sarnaseid institutsioone, organisatsioone välismaal. Suunavad neid õigete partnerite suunas. Nii et ühesõnaga töö toimub, aga ütleme niimoodi, et mitte konkreetselt selle taristu baasil veel, mis seal peaks olema aasta või 2 pärast. Mihkel, paneme sulle selle ettevõtja mütsi nüüd korra pähe. Mis sa ise näed, et just sinu vaatest see rakendusuuringute keskuse potentsiaal ja abikoht võiks olla? No mina 2 nii-öelda tööstusettevõtja, ühe endise juhi ja tänase mõlema osanikuna võin siis öelda, et tegelikult tuleme klassikalisest Eesti nagu ettevõtlusmaastikust, kus on palju olnud just nimelt sellist allhanget ja sellist oma toodete vähesust ja kõike muud, siis tegelikult paljud sellised valdkonnad nagu materjalide uurimine, et kuidas oma tooteid nii-öelda jõuda patenteerimiseni ja päris oma lahendusteni, mida päriselt meie turgudel pakkuda ja kõik sellised on meie jaoks tegelikult huvitavad teemad, mida ma arvan, me saame ja peamegi uurima siis nii-öelda vastavatest laboritest, mida meil endal ei ole ja neid nii-öelda R&D üksuseid samuti endale palgata ei tasu. Nii et minu hinnang on see väga hea viis, kuidas nii-öelda outsource'ida või saada nagu väljaspoolt seda tuge, mida tegelikult see ärimudel endal sul ei võimalda sponsoreerida. Nii et selles mõttes olgu see ülikool, kui on mingi väga spetsiifiline teadmine või siis Metrosert või rakendusuuringute keskus, kus on ju need fookusvaldkonnad teil paika pandud, et kui see jääb nagu sinna, see huviala, siis ju tulebki sinna pöörduda. Ehk et see laiem eesmärk on ikkagi see, et Eestil oleks enda tugevad tööstusettevõtted, mitte ei tuleks näiteks selline klassikaline näide on Rootsi ettevõte, kes teeb Eestisse allhanget ja Eesti osa siis ongi lihtsalt teha seda allhanget ja sellega see nii-öelda areng piirdub. Absoluutselt, jah. Just, see on õiges suunas. Oma tooted, originaalsed ideed, mis on valatud siis nii-öelda tooteks ja on võimelised turule jõudma konkurentsivõimeliselt. Ja võib-olla üks asi, mida ma tahaks siia juurde mainida, et see ei ole ainult nagu edasihüppe või edasiareng sellises tehnoloogia küpsetamise vallas, vaid üldiselt see eeldab, et see saaks õnnestuda sellist muutust ka sellistes ettevõtete juhtimise nagu mentaliteedis, et tegelikult paljuski me oleme ajalooliselt konkureerinud võib-olla siin odavama hinna ja kõige sellisega ja me näeme, et see enam nagu väga teema ei ole ettevõtluses, ehk siis tegelikult see eeldab, etki ettevõtete selline nii valitsemine, omanike poolt, ka juhtimine, juhatuse ja nii edasi poolt jõuaks sellise arusaamiseni, et see on see, mida me vajame. Need nii-öelda oma lahendused, kõrgem lisandväärtus, mida pakkuda, eksportida ja nii edasi. Nii et me oleme sellises huvitavas kohas, ma arvan, Eesti riigina ja me näeme, et see on vältimatu, see hüpe peab nüüd toimuma, sest vanad mudelid enam ei tööta, need ettevõtted ei kesta, nii et nüüd peabki tulema see kõrgem tase. Näete te muide, et riigi tugi vähemalt selles suunas on olemas, et tõesti siis teha seda enda ettevõtet ja enda tööstust versus siis see, et võtta seda mujalt?
Ja kindlasti ja riigi tugi on olemas ja me näeme tegelikult, et sellel on ka nüüd viimase mõne aasta jooksul ka teatud efekt olnud. Küsimus on, kas efekt tuleb seal statistika, mitte muutmisest, aga ütleme sellest, et ettevõtted pööravad rohkem tähelepanu statistika raporteerimisele või on seal ka tegelikke sisulisi muutusi, ilmselt mõlemad. Aga me näeme konkreetselt, et on tõusnud rakendusuuringutesse panustamine nii ettevõtluses kui riigi poolt. Need summad on suuremaks läinud, see on tõusutrendis ilusti, viimased andmed on praegu saadaval Statistikaameti kodulehel 2023, kus kenasti läheb üles nagu kogu panus teadus-arendustegevusse. Aga kõige olulisem, mis võiks juhtuma hakata ja mis veel võib-olla päris sellise kiirusega ei juhtu, on nagu Mihkel ka ütles, et erasektori panustamine just selles suunas. Ja see on see, milles me oleme tõsiselt teistest, ütleme, Euroopa riikidest taga, kus erasektor ise paneb raha teadlikult, järjepidevalt, süstemaatiliselt teadus-arendustegevusse. Ja kogu riigipoolne tegevus ongi selleks, et seda stimuleerida erasektoris. Et riik ei jõua kunagi ettevõtluse R&D-d kinni maksta või teadus-arendustegevust kinni maksta, eks ole, aga ta suudab seda stimuleerida, ta paneb just, eks ole, teatud protsendi sinna sisse selleks, et siis ettevõtja riske maandada, et teadusprojektid oleks pisut odavamad, pisut väiksem mats nii-öelda, kui ta välja ei tule see, eks ole, mida taheti teha. Ja selle efekti saavutamine võtab veel ilmselt natukene aega. Jah, aga ma tähendaks veel nii palju, et ma arvan, mina hakkasin ka sellest rääkima võib-olla 7-8 aastat tagasi, et meil on vaja kõrgema lisandväärtusega nii-öelda ettevõtlust ja ka riigis rohkem panustada, siis mulle tundub, et selle aja jooksul on see heast tähenduses propaganda kogu aeg nagu kasvanud, et me näeme, meil on siin igasugu algatusi, Tööandjate Keskliit on hästi aktiivne oma 2% klubi ja innovatsioonitreppidega ja meie üritame siin ülikoolis üle Eesti juurutada sellist Stockholmi Tehnikaülikooli nagu innovatsioonivalmiduse mudelit ja ühesõnaga me oleme loonud seda keelt selle jaoks, et võiks tekkida see parem arusaamine, kuidas kogu see keeruline protsess välja näeb ja mulle tundub, et hetkel on just see aeg, kus hakkab see nagu kohale jõudma ja mul on hea meel, et sa seda statistikat välja tõid, see ju ikkagi ilmestab seda, et tahaks küll eeldada, et see ei ole ainult see, et hakati aasta aruandesse panema linnukesi nii-öelda nende investeeringute kohta, R&D investeeringute kohta, et see mentaliteet on muutumas, osalt võib-olla on põhjus kõik need polükriisid meil siin, Covidid ja mis iganes sõjad ja muud, mis on tekitanud palju küsimusi, et kuhu edasi, aga tegelikult momentum on olemas. Kindlasti ja võib-olla see arusaamine, et tegelikult ei olegi väga palju teisi võimalusi, kui sa ei pumpa maa seest õli, eks ole, või ei kaevanda kulda või teemante, eks ole, siis ega meil palju muud ei olegi teha, kui nii-öelda targemaid asju välja mõelda ja proovida neid turule tuua, nii et vähemalt võib öelda, et lootust on, et Eesti ettevõtja selline pea läheb ka rohkem sinna teaduse poole. Tundub. Minu meelest on tendents olemas, ma olen Mihkliga nõus selles osas. Nii et. Ma arvan, et ainult nii saabki edasi. Tõsi ta on, see on hea tõdemus. Rakendusuuringute keskus ilmselgelt igasse ettevõtlusvaldkonda päris ei jõua. Mis see algne fookus tänasel päeval on, et millised valdkonnad on need, kuhu abi pakutakse ja kui palju ja kuidas? Jälle väga hea küsimus. See oli 3 või 4 aastat tagasi selline küsimus lausa, et kuhu üldse tasuks panustada, igale poole ei jõua. Ja tookord rakendusuuringute programmis kogu tiimiga tegime väga tõsist tööd selleks, et aru saada, kus on Eestis akadeemilised ja tehnilised kompetentsid, kus on Eestis ettevõtluses piisavalt huvi, raha, inimesi ja nii edasi ja mis toimub maailmas. Sealhulgas, kus on rahastamine, mis toimub turgudel, kuhu jõuaks veel, millise rongi peale jõuaks veel hüpata ja millised rongid on läinud ja sealt meil oli valik meil oli teemad, mida me proovisime lahti mõtestada kusagil suurusjärgus 20-25 ja sealt lõpuks jõudsime 5 valdkonnani, mis sai soovitatud siis sellise rakendusuuringute keskuse nagu esialgseteks valdkondadeks. Ja nende hulgas on siis, see on üsna lai spekter just nimelt selleks, et nagu erinevaid suundasid sisse võtta.
biomassi rafineerimine, kõik võimalik umbrohtudest, põhust, puidust, eks ole, puidujääkidest, kõigest. Selle rafineerimine, selle baasil nagu uute keemiatoodete või toiduainete tööstustoodete tegemine. Siis vesinikuseadmed, just nimelt spetsiifiliselt seadmed, elektrolüüserid ja kütuseelemendid, mille teatud oskusteave Eestis oli juba olemas ja ettevõtlus olemas. Ja üheks kriteeriumiks oligi see, et siin peaks olema mingisugune ettevõtlus, kes siis on arenguvõimeline, on nõus nii-öelda kiiresti edasi liikuma, keda Rakendusuuringute Keskus saaks toetada. Kolmanda teemana droonid ja neljandana autonoomsed iseliikuvad sõidukid, mis oli tollel hetkel oli selline aastal 2022 siis üldiselt kuum teema juba ka oli tekkinud. Ja neljandana või viiendana siis terviseandmed. Ühesõnaga kogu maailm on oluliselt rohkem hakanud tähelepanu pöörama andmetöötlusele, andmeanalüütikale, andmetest nii-öelda teisese kasu väljavõtmiseni ja tervise valdkond on üks siiski väga oluline, kus kulutused on potentsiaalselt suured, aga ka võimalused midagi ära teha inimese jaoks on suured. Nii et terviseandmete teisane kasutus on siis, ütleme, see 5. Valdkond. Ja nüüd sinna lisandub veel teisi ja nad ei ole nii-öelda kivisse raiutud selles mõttes, et kui selgub, et turg liigub eest ära või Eestis ei teki piisavalt nii-öelda jõudu selle jaoks, siis ilmselt tuleb neid valdkondi välja vahetada või muuta. Kõrvalt kuulates tunduvad need täpselt sellised alad, millega Eesti on võib-olla maailmas ka pisut enam tuntud kui mõne muu valdkonnaga, et kas see on ka siis see üks osa sellest, et üks asi on see tuntus ja teine asi on see, et meil on need firmad olemas, aga ka see, et nad jõuaks rahvusvahelisele skaalale, sest et seal ikkagi toimub see ettevõtte päriselt skaleerimine. No just, jah, ja ütleme näiteks, ma toon ka näiteid, mis jäid välja sellest paljudel erinevatel põhjustel, ütleme konkreetselt näiteks patareide akude, tootmine, akude arendamine. Sellest rongist me oleme täiesti maha jäänud, kaasanud nii nagu ka näiteks päikesepaneelid või midagi sarnast, mis on selgelt juba turul, mis müüb, mida parandatakse või mida arendatakse edasi, aga kuhu nagu järgi jõuda on peaaegu lootusetu, eks ole. Nii et ütleme, need konkreetsed teemad näiteks kukkusid sealt ära selle tõttu ja võib-olla näiteid veel, kus ütleme, haruldaste muldmetallide töötlemine, rikastamine, meil lihtsalt ei olnud piisavalt ettevõtteid Eestis, eks ole, või ütleme, tuumaenergia või midagi sarnast, eks ole, selles mõttes, et kus nagu mingi kriitiline mass ettevõtlust ja raha ja kõik nii edasi oli juba olemas ja huvi selle vastu olemas, nii et võib-olla täiendan nii palju, mis võib-olla aitab just ka seda ülikooli väärtuspakkumist siin näitlikustada, et selge on see, et tuleb pragmaatiliselt seada hüpoteesid, panna panused mingitele valdkondadele ja ma olen ka sellega nõus, mis sa ütlesid, et ehk siis näha ole, seal kõigis on nii palju määramatust, et kuidas need käima lähevad või ei lähe, et ilmselt tuleb sulgeda, avada ja teha igasugu vangerdusi. Aga ma arvan jällegi selline ülikooli selline selgelt rikastav väärtuspakkumine on see laiapinnalisus, et tegelikult me ei tea kunagi, vahel tuleb pauku luuavarrest, vahel tuleb sealt, kus me ennustame, et seda tuleb, et tegelikult need on loogilised valikud, aga tegelikult on väga palju muud ja tegelikult ülikooli väärtuspakkumine ongi see, et ka neid kõiki teisi valdkondi saab alati tulla uurima. Nii et see selles mõttes töötab ka samamoodi nagu ühe ettevõtte loomine või ettevõtete loomine, et kui on näha, et asi ei tööta, siis tuleb asi ümber teha või siis minna uue asjaga edasi. Nii ta just ongi ja meenutan, et Rakendusuuringute Keskus Metroserti aktsiaselts Metroserti all on turul tegutsev ettevõte, kellel peavad olema kliendid, kellel peavad olema ettevõtluslepingud, mis toovad suure osa käibest või sissetulekust, riigi toetus sellele asutusele peaks olema väike või väiksem kindlasti, kui ettevõtlusest tulevad rahad. Ja üks roll, millest me väga ei ole rääkinud veel Rakendusuuringute Keskuse puhul, on tegelikult see konkurentsipõhise raha toomine Eesti teadusmaastikule. Ja see on algusest peale samamoodi olnud sisse kirjutatud, et tegelikult on võimalik koostöö konsortsiumides küsida oluliselt rohkem raha kui näiteks ülikoolid eraldi või ettevõtted eraldi või ilma rakendusuuringute. Ühesõnaga, sarnased asutused Euroopas on väga edukad
konkurentsipõhise raha toomisel, kaasa arvatud üle lahe, näiteks vaatame Soome poole järjekordselt, 10 miljonid, kus VTT on osaline koostöögruppides, ettevõtte, ülikool, keegi kolmas teadusasutus ja näiteks siis mingi rakendusuuringute keskus, saamaks grante, uurimisgrante või arendusgrante Euroopa Liidust, Euroopa Komisjonilt. Ehk lihtsalt jõuõlg on natuke suurem? Jaa, jõuõlg on suurem, selleks on olemas ka assotsiatsioon Euroopas, EARTO, kus on sarnased siis RTO-d ehk siis Research Technology Organizations on nii-öelda räägivad omavahel ja koordineerivad oma tegevusi ja sellise raha nii-öelda sellise finantseerimise juurdetoomine Eesti maastikule peaks tegelikult omama peaaegu sama olulist efekti kui nüüd see reaalne praktiline abi, eks ole, mida on võimalik nendest laboritest ja kompetentsetelt inimestelt rakendusuuringute keskuses saada. Kuidas teiste riikide näide muide üldse toimunud on, et me oleme siin Soomest rääkinud, aga neid näiteid on ju veel kuni Singapurini välja, et kuidas seal see kompott tööle on läinud? No neil on kõigil tüüpiliselt juba pikem kogemus, kellel, kus ka ei eksisteerinud, ütleme sellisel kujul seda organisatsiooni oli Poola, nemad lõid enda Lukaszewicz keskuse ka mõned head aastad tagasi nüüd juba ja see on ka neil päris edukalt käima läinud. Kõigil on põhimõtteliselt samad küsimused, kuidas nüüd täpselt seda rolli balansseerida, ütleme, riigi, valitsuse, ülikoolide ja eraettevõtluse vahel, et kuidas nii-öelda leida seda tasakaalu, milline tegevus, millistel teemadel nagu kõige rohkem aitaks, aga kindlasti on kasuks, kuna sa mainisid Singapuri siin, kindlasti on kasuks, ütleme, see nii-öelda rahakirstu suurus või see, mille pealt opereeritakse. Singapuris on seda oluliselt rohkem teha, neil on ka väga heal tasemel institutsioonid või organisatsioonid ettevõtluse toetamiseks. Teistes riikides ma arvan, võib-olla natukene vähem, aga mitte vähem edukad vältimatult, nii et mängime sellise olukorra ka siis läbi, et kui tuleb ettevõtte rakendusuuringute keskuse juurde, ütleb, et tahaks abi, siis mille järgi teeb rakendusuuringute keskus selle otsuse, et tundub, et on õige koht, kuhu oma raha panna? Rakendusuuringute keskus otseselt nüüd nii-öelda raha sinna sisse ei pane, aga jutt käib aega jah, et jutt käib sellest, et kas sellel projektil võiks olla väga tõenäoliselt positiivne, eks ole, tulem ja millised on nii-öelda äriperspektiivid ja nii edasi, aga lõpuks jääb see ettevõtte otsustada. See risk jääb tegelikult ikkagi ettevõtte kanda. Ettevõtte tuleb kas küsima konkreetset nõu mingisuguses tehnoloogias või mingisugust kompetentsi ja juurdepääsu, eks ole, siis seadmetele, millega siis ära demonstreerida see, et üks või teine protsess on üleskaleeritav või et see, mis toimus katseklaasis ülikooli laboris või ettevõtte oma väikses laboris, toimib ka nii-öelda suurtes mahtudes ja võib-olla natuke pisut teistes tingimustes. Nii et ennekõike saab ettevõtte sealt nõu ja vestluspartneri või sellise kompetentse partneri, kellega arutada, ütleme, millisel kujul järgmisi samme teha ja kui vaja, siis tuuakse sisse ka kolmandad, neljandad osapooled, kes ühel või teisel viisil saavad toetada kas taristuga, kompetentsiga, rahastamisega, miks mitte edasi. Nii et see on selline päris mitmekülgselt rikastav vestlus peaks olema see, kui minna nõu küsima rakendusuuringute keskusest. Ja ülikoolis see erineb siis selles osas, et ülikool läheneb sellele ettevõttele võib-olla mingisuguse teise nurga alt, et nii rakenduslikult siis mitte päris? No on ka rakenduslikku, ma ütlekski, et meil on lihtsalt võib-olla nagu vähem sihitud see, et võime ka selliseid projekte arutada, aga me saame arutada ka täiesti sealt just eestotsast, nagu öeldud sai, aga meie puhul on tegelikult ju sama, et ega koostööleping eeldabki mõlemapoolset nagu võitu, et esiteks ettevõte saab siis arendada oma mingit nii-öelda konkurentsieelist või tehnoloogilist eelist edasi, aga samal ajal ülikooli huvi on ka see, et see kuidagi rikastaks siis ka ülikooli
ma ei tea seda, mida me uurime, et see oleks kuidagi hea väljakutse ja põnev näiteks teadlasele või siis ka nendes meie seadmete ja laborite piiratuses oleks nagu mõttekas teha, et paljusid asju ei ole mõttekas teha, sest need näiteks ongi seadistatud teadusrühmade enda vajadustest lähtuvalt ja neid kogu aeg ümber edasi-tagasi ei ole nagu hea teha, ehk siis põhimõtteliselt on vaja ikkagi jõuda sinna tasakaalupunkti, kus tullakse konkreetse huviga ja see ühtib ka ülikooli huviga. Millised valdkonnad on need, mis praegu on nii-öelda mõttevalmiduses, et varsti hakkame avama ka seda suunda, sest et need 5 tükki on nüüd mõnda aega avatud olnud, tõsi on, et see arendus kõik veel käib, aga kas on juba midagi sellist, mis vaikselt hakkab kripeldama, et juba tahaks ka? No siin võiks näitena tuua kiibidisaini ehk siis mikroskeemide ja elektroonika toetamise, kus Eestil ei ole väga palju väga tugevat ettevõtlust, aga kus me näeme, et selle nii-öelda stimuleeriv roll või ütleme, selle tööstusharu ja tehnoloogia arenduse stimuleeriv roll, ütleme, rakendusuuringute keskuse kaudu võiks olla oluline ja kuna nüüd Euroopas väga palju kiipidest ehk siis mikroskeemidest, chipsidest räägitakse, siis Euroopa Komisjon tekitas sellise meetme eelmisel aastal, kus ta soovis näha kõikides Euroopa riikides, kes on vähegi asjast huvitatud, sellise keskuse loomist, mis tegeleks elektroonika disainiga, ehk siis mikroskeemide lülituste disainiga ja selline sai sellise keskuse loomise finants sai ka taodeldud siis Euroopa Komisjoni kaudu ja MKM-i kaudu, Majandusministeeriumi kaudu. Ning ta läks praegusel kevadel juba käima, aga loomulikult väga-väga tagasihoidlikult nii-öelda mõne inimesega ja tegu on siis sellise piloot või ütleme niisuguse testõhupalliga, eks ole, et vaatame, kui paljudel ettevõtetel on huvi oma kiipide loomise vastu, kui paljud ettevõtted Eestis või kui paljud inimesed oleks nõus hakkama selle disainiga tegelema ja siin me loomulikult toetume teisele suurele Eesti ülikoolile TalTechile, kus on sellealane kompetents olemas IKT osakonnas ja see oleks võib-olla midagi, kus potentsiaalselt tekiks juba näiteks 6 valdkond rakendusuuringute keskusele. Kui kõik õnnestub ja huvi on ehk siis suurem, kui võib-olla esialgu on hinnatud, nii et no loodame. Siin käis vahepeal jutt sellest, et miks mitte üks inimene võiks töötada 2 aastat rakendusuuringute keskust, 2 aastat ülikoolis. Kas oleks mõeldav ka mingisugune variant, et on ettevõtja töötaja või on rakendusuuringute keskuse töötaja, kes lähebki konkreetselt ettevõtte juurde 1, 2 või 3 aastaks, läheb, teeb selle teadusarenduse seal rakendusuuringute valdkonnas ära ja siis tuleb tagasi? Kindlasti, kui kõik konfidentsiaalsuse ja nii-öelda tehnoloogia siirde reeglid nagu paika saavad, sellel inimesel on endal huvi sellise asja vastu ja see on nagu ka tema karjääri rikastav, eks ole, selles mõttes, et erasektori töö mingil konkreetsel teemal, miks mitte ja tegelikult üks aspekt jälle, mida väga kõik Euroopa sellised sarnased organisatsioonid rõhutavad, ongi see nii-öelda personali tsirkulatsioonis hoidmine või et selline nagu positiivne kogemuste vahetus toimub ja nagu ma ütlesin, see peab toimuma loomulikult konfidentsiaalsusreeglite ja kõiki sellised reeglid arvestades. Jah, et tegelikult sellised meetmed, ütleme, on olemas, aga ma ütleks, et praegu nad on pigem teoreetilist laadi, et sektorivaheline mobiilsus ja mingid tööstusdoktorantuurid, igasugu formaat on. Ma pigem ütleks, et ülikooli vaatest on ikkagi harjumus olnud, kes käivad seda teadusrada keskenduda sellele, et luua endale karjääri teadlasena ja see on miski, mida meie tegelikult ka ettevõtluskeskusena ülikoolis üritame nagu tõsta sellise ettevõtluse kui valdkonna nagu mainet ja üldse karjääriredelil aidata siis ka näha seda seost nende nagu hea tulevikuga, et kes on mõelnud, et nad käivad läbi ja saavad tippteadlaseks, et nad näeksid seda nii-öelda põiget või generaalsemat vaadet ka enda siis nagu tuleviku eeldusena. Et ma ütleks, Eestis ei ole seda harjumust, aga teoreetiliselt on see väga õige asi ja ma arvan, et tulevikus seda hakkab olema rohkem.
Ja võib-olla juurde lisada siia oluline tõdemus on see, et tegelikult Eestis see ei ole nii, aga mujal maailmas väga suur osa teadust tehakse just erasektoris ja see teadus, arvada on nüüd päris fundamentaalne teadus, kui suured ettevõtted saavad endale ka seda lubada ja alates 50-ndatest, 60-ndatest kindlasti, USA mudel oli see, et kas IBM ja ütleme sarnased ettevõtted, AT&T, eks ole, kes suutsid endale, AT&T Bell Labs oli nagu ikka väga mitme Nobeli preemia laureaadi kodu, eks ole, või nii-öelda koduasutus, kes suutsid teha samal tasemel teadust ülikoolidega. Aga üldine vaade sellele on see, et ütleme erasektoris tehtava teaduse, ükskõik siis millisel tehnoloogia tasemel, maht on tegelikult kõrgem kui riigisektoris. Ja kordades kõrgem. See võib olla näiteks, ütleme, 70% erasektoris, 30% riigi poolt toetatud sektoris USAs näiteks. Eestis on see vastupidi. Ja sellest on ka räägitud, meie Teaduste Akadeemia president on seda maininud ja sellest on ka ülikoolides juttu olnud, et tegelikult, kas me peame olema 70-30 või 30-70, ilmselt mitte, kusagil seal vahepeal oleks mõistlik, et erasektoris toimuks nii palju tegevust, et ta tegelikult liigutaks osutit ettevõtluse jaoks, liigutaks osutit teaduse kompetentsi ja teadustulemuste jaoks. Ja siin me jõuame tagasi, ma kordan ennast, et see meie ettevõtete selline juhtimise ja tuleviku vaatamise kvaliteedi tõus on siin nagu võtmeteema, et see oleks nagu võimalik. Ja ma arvan, see on jällegi koostöö koht, et siis tervikuna selline innovatsiooni ökosüsteem tegeleks selgitamisega, propageerimise ja kõige muuga, et see siis pirukas nii-öelda, millest me rääkisime, saaks suurem. Ehk siis jällegi ettevõtjale on teadlast vaja ja teadlasel teistpidi on seda head praktilist kogemust ettevõtlusest vaja. Ja ka tellijad või ka kohta, kus, ütleme, kui see kõnetab teadlast, siis ettevõte ja selle tootmine oleks koht, kus teadlase nii-öelda mõttetöö või idee jõuab rakendusse, jõuab ellu, eks ole, jõuab 1 miljonini põhimõtteliselt. Et ülikooli 3. missioon teadupärast ongi teenida ühiskonda ja tegelikult ettevõtlus on selle üks praktilisemaid ja selgemaid väljundeid. Ehk siis mis kasu sellest on, kui sa teed projekti, mis jääb sahtlisse, projekti, mis teed sahtlisse, vaid kui sa jõuab nagu kasutusse ja teeb inimestele head ja loob väärtust, siis selle nimel ju tulebki teadust teha. Ja siis tuleb lihtsalt jälgida seda, et teadlane ettevõtte jaoks kõike tööd ära ei tee. Et ettevõte ka midagi teeks. Just, jah. Ma küsin lõpetuseks teilt tuleviku kohta. Kui te mõtlete Rakendusuuringute Keskuse peale näiteks 3-5 aasta pärast, siis kus ta tänasega võrreldes võiks olla ja mis on tehtud rohkem? No mina näen seda, et 3 või 5 aasta pärast on Rakendusuuringute Keskuse roll nii-öelda tsementeerunud, on teda võetakse arvestatava ja toetava mängijana kogu sellel väljal, mis meil on see mänguväli. Seda teevad nii ülikoolid kui ettevõtted ja et olemas on vastav taristu, mis nii-öelda äratab tähelepanu ka mitte ainult, eks ole, Eestis, vaid äratab tähelepanu ka Skandinaavias ja mujal Euroopas. Ja nii muide seda taristut ka praegu luuakse, ma arvan, et sellest tuleb kunagi juttu veel, et vaadatakse, kuidas täiendada seda, mis on saadaval Soomes või Hollandis, eks ole. Ja selleks ajaks võiks olla ka ettevõtjal selline tunne, et ta tõsiselt vähemalt nendes valdkondades saab abi Rakendusuuringute Keskusest, et nii-öelda see ettevõtjate valik, kes on praegu nii-öelda toetajad ja huvilised, veelgi kasvaks. Ja kogu see rahastusmudel läheks tööle, ütleme 5 aasta pärast võiks olla investeeringud juba ennast ligikaudu tasa teenimas ja selline kolmandik mudel lihtsustatult rääkides, kus siis kolmandik võib-olla eelarvest tuleb riigi poolt mingil kujul, kolmandik ettevõtetelt või rohkem kui kolmandik soovitavalt isegi kuni 50% ehk. Ja siis mingi osa ka sealt konkurentsipõhisest taotlusest, nii et. Ja mis ma oskan kõrvalt öelda keskuse kohta, et kindlasti on vaja ületada teatavad nii-öelda
laste hädad ja laste haigused, et paljuski kindlasti see bürokraatia veel hoiab tagasi selle arengukiirust ja siis samamoodi see turunõudlus, et see tuleks ettevõtetelt on ju seda raha, et need on kindlasti võtmeteemad, aga mulle tundub, et tervikuna Eesti innovatsiooni ökosüsteem, kõik, kes seal turul või nii-öelda seal tegutsevad, et olgu nüüd ülikoolid või muud teadusasutused jõuavad oluliselt kõrgemale tasemele ja muutuvad küpsemaks ja ma arvan, see kõik teenib Eesti ettevõtjate ja majanduse huve. Ja üks asi veel siia lisaks, et millest on ka võib-olla vähem juttu olnud, Rakendusuuringute Keskuse üks nii-öelda tuleviku ülesannetest on olla ka tehnoloogiaarenduse esirinnas sellega, et teha nii-öelda oma arendusi või omast tarkusest mõningaid projekte, mis võivad toetada riigi funktsioone, võivad toetada tuleviku ettevõtete funktsioone, mida nad veel ei tea, et neil vaja võib minna. Ja see on see, mille startimine on natukene aeglasem kui see, mis on otseses seoses ettevõtlusega. Nii et ütleme, 5 aasta pärast võiks olla selline oma majasisese arenduse ja teaduse osakaal juba ka märgatav. Ja selleks on loomulikult vaja leida rahastust ja selleks on vaja head nina, et välja nuusutada see, mida tasub teha nii-öelda ettevaatavalt ja mida võib vaja minna, aga mitte 100% ei pruugi minna loomulikult vaja, nii et jah. Selge pilt, eks ma siis soovin omalt poolt ka lõpetuseks edu ja head nina, head algatuste leidmisel, suur tänu Madis Raukas ja Mihkel Tammo. Mina olen Brent Pere ja see oli esimene osa sellest toredast saatesarjast, mis nüüd iga järgnevad korrad teieni jõuab, nii et jätkuvat kuulamist ja suur tänu tänase eest ka. Aitäh! Aitäh! Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust.